Ja kohe on rajale tulemas tänase päeva kiiremaid kaardid, klassis KZ2, 6-käigulised, 125 kuubikulised võistlusmasinad, mis siis lähtuvad rajale paigalt stardist nagu ka kadetid. Ja rajal näeme kvalifikatsiooni võitja number 55, Artur Ploom. Teine, number 50, Karl-Johan Rass. Kolmandalt kohalt läheb eelmise aasta meister number 1, Antti Rammo, kes vähemalt mullu teenis 2 jumalat, oli nii vormeliroolis Eesti meistrivõistlustel kui ka kardiroolis. Neljandalt kohalt number 7, Maarjo Vendla, vana rajahunt, kogenud sõitja. Viiendalt number 47, Mattias Erik Rass ja 6. kohalt number 11, Sander Tamm. Nii et see ei ole siis see sama Sander Tamm, kes just äsja lõpetas Rotax Mastersis. Nimekaimudega tegemist. KZ2 eelfinaali pikkus 19 ringi. Kvalifikatsiooni võitja siis nooruke number 55 Artur Ploom. Teiselt kohalt läheb number 50 Karl-Johan Rass, kolmandalt number 1 valitsuse meister Antti Rammo, neljandalt number 7 Maarjo Vendla, viiendalt kohalt number 47 Mattias Erik Rass ja 6. kohalt number 11 Sander Tamm. KZ2 klass on siis selline, kus ka vormel 1 või piloodid tihtipeale ennast näitavad ja eelkõige seetõttu, et nagu öeldakse, kaardis juhtub reaalajas sama palju kui vormel 1, nii et on ütleme, see võistluse ja sõidu dünaamika suhteliselt sarnane sellega, mis toimub vormel 1 ja nii mõnigi vormel 1 tippsõitja ennast hoiab vormis just KZ2 kaardiga sõites võistluste vaheajal nii-öelda. 19 ringi. Antti Rammo oli natukene optimistlik seal, võttis liiga ees koha sisse ja seeläbi ka tema tagant startil Mattias Erik Rass. Roheline lipp tõuseb. Start! Ja number 50, Karl-Johan Rass sai väga hea stardi. Artur Ploom on tal kohe tuules, kohe läheb mööda sõidule kvalifikatsiooni võitja number 55 Artur Ploom ja kas Rass kaotab seal veel ühe koha praegu stardis? Ei, siiski mitte teises kurvis. Oli noolimas Maarjo Vendla paremat positsiooni. Nii et 4 karti on praegu läinud eest ära teistel. Ülejäänud 2 ja käib seal vintegement. Oi, külakuhi on tulemas, aga jäävad kõik enam-vähem rajal, siiski ei. Üks kart kas suri täielikult välja või jäi seal rajapervele, nii et sai ülipikalt teistel eest ära nüüd number 55. Artur Ploom, selle võistlusklassi debütant. Teine on Maarjo Vendla. Ja tundub niimoodi, et 1-0 tehti Karl-Johan Rassile seal 5. kurvis. Artur Ploom, number 55, selle klassi debütant ülipikalt eest ära läinud tänu kaaskonkurentide külakuhjale 5. kurvis esimesel ringil. Ja sõidab kiiremaid ringe praegu ka Artur Ploom, teine on siis Maarjo Vendla. Endine TD2 klassi Eesti ja Euroopa üks tippsõitjaid tegelikult, nii et Maarjo Vendla ei ole sugugi papist poiss, aga vahe on pikk. Sõidetud 2 ringi, sõita jääb veel 17 ringi siin eelfinaalis. Ja siit tuleb siis Karl-Johan Rass.
nüüd dikteerib tempot stopperi järgi vähemalt teisel kohal sõitev number 7 Maarjo Vendla. Ütlesin ju, et tegemist on põhimõtteliselt Euroopas ühe kiire sõitjaga, nüüd üks Eesti pinnal TD2 klassist aastaid sõitis ja väga hästi sõitis, nüüd tegi kiirema ringi 34,614 sekundit, keskmine kiirus kiirema ringil 100,15 kilomeetrit tunnis. Artur Ploom võtab nüüd kiirema ringi oma nimele. Maarjo Vendla teeb oma kiirema ringi, vaid 0,01 sekundit aeglasem kui Artur Ploom, isegi vähem. Number 47 on kolmas Mattias-Erik Rass. Temagi sõidab oma kiirema ringi. Number 11 Sander Tamm neljas teeb oma kiirema ringi. Ja Karl-Johan Rass siis 5. positsioonil ja oma senist ringiaega ei paranda, on 0,3 sekundit aeglasem, aga ometigi kiirem kui tema ees sõitev Sander Tamm. Paraku on ta ringiga maas. Artur Ploom, number 55, taas kord parandab kiirema ringi aega. See on nüüd 34,446 sekundit ja kiirus läheneb, keskmine kiirus läheneb 101 kilomeetrile tunnis. Kuues ring saab läbitud liidril Artur Ploomil jälle, tempo tõuseb 34,383 sekundit tema ringi aeg, kiirema ringi keskmine kiirus 100,8 kilomeetrit tunnis. Kvalifikatsioonis, kui õigesti mäletan, näidati keskmist kiirus 102 kilomeetrit tunnis. Kaksteist ringi jääb veel sõita liidritel. Nüüd tegi Maarjo Vendla oma kiirema ringi, kaotus 3,7 sekundit Artur Ploomile. Aga hoolimata sellest oli Artur Ploom natukene kiirem äsja lõppenud ringil, kuigi Ploom oma parimat ringiaega ei parandanud, aga jäi sellele alla vaid 0,013 sekundiga. Siiski eksin 0,007 sekundiga. Number 7 Maarjo Vendla sõidab võistluste kiirema ringi, 34,332 on stopperi näitaja, keskmine kiirus peaaegu 101 kilomeetrit tunnis, 100,979 kilomeetrit tunnis. Kümme ringi jääb eelfinaali lõpuni. Ja nüüd võtab Artur Ploom, võistluste liider, number 55, kiirema ringi oma nimele. Ja viib keskmise kiiruse üle 101 kilomeetri tunnis, 101,27 kilomeetrit tunnis. Ja tähelepanu pealtvaatajad siin stardi finiši sirgel, tulge palun rehvide pealt ära, olge rehvide taga. Tähelepanu, pealtvaatajad, tulge rehvide pealt ära. Tähelepanu pealtvaatajad, stardi finiši sirgel, tulge rehvide pealt ära. Kaheteistkümnes ring hakkab lõppema, mis tähendab seda, et 7 ringi jääb veel lõpuni.
ja järjekordselt ringilt tuleb nüüd liider Artur Ploom. Kiirem ring on taaskord tema nimel ja keskmine kiirus tõusnud 101,5 kilomeetrini tunnis kiiremal ringil. Number 55 Artur Ploom on siis liider, number 7 Maarjo Vendla on teine, 47 Mattias-Erik Rass on kolmas, 4. on number 11 Sander Tamm ja 5. number 50 Karl-Johan Rass. Valitsev meister Antti Rammo number 1 kahjuks pidi võistluse pooleli jätma. Kuna vahed on üksteise suhtes nii pikad, siis kindlasti keegi siin rattaid alt ära sõitma ei hakka. Tähtis on eelfinaal lõpuni saada ja siis finaalis võimalikult hea koht välja sõita, hoolimata sellest, et eelfinaali tulemuste põhjal ka Eesti meistrivõistluste punkte jagatakse. Aga viimastel ringidel keegi oma parimat ringi sõitnud ei ole või parimat ringi aega parandanud ei ole. Ja liidril number 55 Artur Ploomil jääb veel 4 ringi lõpuni. Üsna samas tempos erinevad praegu number 55 Artur Ploom ja number 7 Maarjo Vendla. Kolmas on siis number 47 Mattias-Erik Rass, 4. number 11 Sander Tamm ja 5. number 50 Karl-Johan Rass. Eelviimasele ringile läks võistluse liider number 55 Artur Ploom ja samamoodi ka number 7 Maarjo Vendla. Aga kas lõpus läheb veel tõesti eelfinaalis võitluseks või no ei, ikka väga ei lähe. Pole siin võidelda midagi, Artur Ploom läinud viimasele ringile, Maarjo Vendla teine, 4,3 sekundit kaotust. Kolmandal kohal number 47 Mattias-Erik Rass, 4. Sander Tamm sai just ringi sisse kolmanda koha mehelt. Number 11 siit ta läheb ja 5. kohal on number 50 Karl-Johan Rass. Ja eelfinaali võitja on number 55 Artur Ploom, teine number 7 Maarjo Vendla, kolmandana ootame number 47 Mattias-Erik Rassi praeguselt suunada lahendanud number 50 Karl-Johan Rass, kes peaks saama 5. koha selles sõidus. Ja sealt ta tuleb. Number 47 Mattias-Erik Rass, kolmas ja 4. number 11 Sander Tamm. Sellega on siis eelfinaalid sõidetud ja uus ajakava ütleb seda, et kuna meil siin vahepeal oli väike viivitus, siis võistluste pidulik avamine on kell 14.15, see on siis 12 minuti pärast, ootame kõiki võistlejaid siia stardifiniši sirgele ja finaalsõidud algavad kell 14.45.